Tere siit Euroopa Parlamendist Strasbourgist, kus on meil käimas täiskogu istungid. Nagu ma olen korduvalt öelnud, siis iga kuu koguneme siia Prantsusmaale, Saksa piiri äärde Strasbourgi, et pidada oma täiskogu istungeid, kus toimuvad põhidebatid ja hääletused. On hetkel kolmapäeva pärastlõuna kell 4 kohaliku aja järgi ehk Eestis on kell 5 juba õhtupoolikul. Esiteks ma vabandan, et möödunud nädalal ei toimunud videod, kuna ma olin Brüsselis eelmine ajal ainult ühe päeva ja sealt me läksime edasi Madridi, Hispaaniasse oma poliitgrupi väljasõiduistungile, kus olid meil kohtumised migratsiooni-ekspertidega. Kohtusime Hispaania erakonna Vox esimehe Santiago Abascaliga, kellega me rääkisime võimalikust koostöös siin Euroopa Parlamendis, kuna tema partei kuulub teise poliitrühma siin parlamendis ICR-i ehk Euroopa konservatiivid ja reformistid ja meie kuulume eraldi teise gruppi identiteet ja demokraatia, kuid samal ajal meil on väga lähedased seisukohad küsimustes nagu immigratsioon, Euroopa Liidu föderaliseerumine, rohepööre, julgeolek, kaitseküsimused. Nii et eelmine nädal me olime Madridis 2 päeva ja seetõttu ma ei hakanud seal tegema ka nädala kokkuvõtet, kuna ma juba eeldasin, et ma võtan selle teema kokku täna siin Strasbourgis. Igastahes olid väga asjalikud kohtumised Madridis ja loodetavasti ka meie koostöö Hispaania konservatiividega jätkub väga edukalt peale järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi. Lisaks toimus möödunud nädala lõpus laupäeval ehk 10. juunil Pärnu kontserdimajas meie erakonna kongress, kus ma sain tagasi valituks erakonna aseesimeheks. Seetõttu ma tänan loomulikult kõiki meie erakonna liikmeid, kes olid kongressil delegaatidena ja mind toetasid. Suur tänu teile, sest et ma arvan, et ma teen endast parima, et meie erakond tõuseks ja võidaks järgmistel valimistel ja seetõttu ma hindan väga teie toetust lõppenud kongressil möödunud laupäeval. Loomulikult kongressil oli ka meil rohkem valimisi, ka erakonna esimehe valimised, kus esimest korda erakonna ajaloos oli rohkem kui üks kandidaat. Nimelt Martin Helme vastu kandideeris ka Peeter Ernits ja ma ausalt öeldes väga hindan seda võimalust, et iga liige omab võimalust kandideerida ükskõik millisele ametikohale erakonnas, sealhulgas erakonna esimeheks. Ja Peeter sai täitsa viisaka valimistulemuse, 42 häält, mis oli umbes 10% kogu häältest ja ma arvan, et erakonna siseelule ja sisedemokraatiale oli see pigem igati kasuks. Kuid jällegi ma arvan, et järgmistele valimistele on meil parim vastu minna erakonnaga, kus esimeheks on Martin Helme, sest et ta on siiamaani ennast piisavalt palju tõestanud ja kui piisab palju korrigeerida teatud küsimusi ja seisukohti ja avaldusi selleks, et ka nii-öelda suur valijaskond, kes eelkõige elatub hommikust õhtuni Delfi ja Postimehe pealkirjadest, et kui ka see valijaskond veenda toetama meid, siis on meil täiesti reaalne võimalus võita järgmised nii Europarlamendi valimised, kohalikud valimised kui ka Riigikogu valimised aastal 2027. Seetõttu kongress möödus edukalt, meie erakonna siseelu väga selgesti paranes tänu mitmele kandidaadile ja loomulikult ma tänan kõiki minu toetajaid aseesimehe valimistel. Nüüd tulles tänasse päeva ja käesolevasse nädalasse, kui me olen käimas siin täiskogu istungid, siis ma üritan markeerida võimalikult kiiresti, põhjalikult ja ülevaatlikult need põhiküsimused, et kellelgi ei hakkaks väga igav seda videot vaadates. Eile hommikul ehk teisipäeva hommikul oli põhidebatt taas Ukraina teemal. Kuna sõda on jätkumas, agressioon pole lõppenud, siis loomulikult Ukraina küsimus ei kao laualt mitte kuskile. Teemaks oli siis Ukraina jätkuv abistamine ja samas ka Ukraina ülesehitamine ja selle finantseerimine Euroopa Liidu ja liikmesriikide rahalistest vahenditest. Mina pidasin kõne meie poliitgrupi nimel esimesena. See kõne on leitav minu sotsiaalmeedia lehtedelt, minu kodulehelt jaakmadisson.ee, mida kindlasti külastage, ja ka minu YouTube'i lehelt, kuid väga lühidalt kokkuvõtlikult öeldes oma kõnes ma eelkõige rõhutasin 3 asja. Esiteks, sanktsioonid võivad töötada pikaajaliselt, kuna
Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu esindajad rääkisid sanktsioonide vajalikkusest, 10 paketist, mis on juba tehtud sanktsioonidena, siis ma eelkõige markeerisingi, et sanktsioonid on pikaajalised, võib-olla tõhusad, aga nad kahjustavad mõlemat poolt, aga mitte piisavalt Venemaad, et sellega sõda võita. Ja mitte ühtegi sõda Venemaaga ei ole võidetud ainult sanktsioonidega. Ja sellest tulenevalt ainuke viis sõda võita on piisavalt suur, efektiivne sõjaline abi selleks, et okupant välja lüüa, võita sõda ja näidata agressorile ära torgi rohkem oma naabrusriike, sest et sa saad vastu nina. Teiseks, kui me räägime Ukraina ülesehitamisest, siis loomulikult me peame aitama ja meil tuleb aidata Ukrainat, et nende linnad, nende infrastruktuur, nende teed üles ehitada, aga seal peab olema totaalne kontroll raha kasutamise üle. Sest et ega siis sõjaga ei ole korruptsioon mitte kuskile kadunud. Ja ma tean isiklikust käest läbi tuttavate Ukrainast väga konkreetselt, kuidas korruptsioon on edasi vohanud ja alati on inimesi ja organisatsioone, kes üritavad rikastuda teiste inimeste arvelt ja loomulikult pannes sellega tugevasse kahjusse tavalised Ukraina inimesed, kes sõdivad rindel ja võitlevad oma kodumaa vabaduse eest. Kõige lähem näide on muidugi meil Slava Ukraini Eestis, kus mitmed miljonid eurod, mis annetati Eesti inimeste poolt Ukraina abistamiseks, pandi tegelikult hoopis vasakule läbi ukrainlaste. Ehk et meil tuleb aidata Ukrainat ülesehitamiseks, aga see peab toimuma täiesti läbipaistvalt ja meie kontrolli all toimuva töö tulemusel, et võiks olla kindel, et seda raha kuskil ära ei varastata. Ja kolmandaks ma muidugi mainisin oma kõnes, et täiesti aktsepteerimatu on, et Emmanuel Macron Prantsusmaa presidendina ütles alles mõned päevad tagasi, et tema ei tee mitte mingit takistusi selleks, et Venemaa ja Valgevene sportlased saaksid osaleda Pariisi olümpiamängudel järgmisel aastal 2024. Ma tõin ka oma kõnes näiteks, et Tokyo olümpiamängudel paar aastat tagasi võitis Venemaa 71 medalit. 45 medalit nendest, ehk siis ligi 2/3 võideti sportlaste poolt, kes kuuluvad samal ajal ka Venemaa armeesse ja on sõjaväe ohvitserid. Ehk et Venemaa kahtlemata kasutab alati spordisaavutusi oma propagandas, oma välispoliitikas efektiivselt ära ja on täiesti lubamatu, et me lubame Venemaal ka järgmisel aastal kasutada propagandana ära oma sportlasi olümpiamängudel. Ja kas me keegi kujutame ette, et Ukraina sportlased, kelle võib-olla isad või vennad või vanaisad on sõjas või on surnud või kelle sugulased on tapetud ja vägistatud, suruvad kätt Venemaa sportlastega, kelle pereliikmed võib-olla on rindel ja okupeerimas oma naaberriiki. See on täiesti aktsepteerimatu. See oli minu kõne lühikokkuvõttena. Igastahes, kes tahab, saab järgi vaata ja loomulikult saab seda ka edasi jagada. Teiseks, täna hommikune põhidebatt keskendus immigratsioonipaktile. Nimelt nädal aega tagasi, möödunud neljapäeval, siis Luksemburgis toimus Euroopa Liidu riikide siseministrite nõukogu, kus siis saavutati väidetavalt ajalooline hetk, kus tuli konsensus ja kompromiss immigratsioonipakti vastuvõtmiseks, mille kohaselt on liikmesriigid nõus immigrantide ümberjagamisega ja kui riik ei ole nõus vastu võtma teatud arv migrante, siis peab ta maksma 20 000 eurot iga migrandi kohta. Ja selle skeemi järgi peaks olema Eesti valmis vastu võtma küll ainult 79 migranti igal aastal, kuid kui me selle nüüd arvutame ümber rahasse, siis näiteks kui Eesti ütleks, et me ei soovi neid vastu võtta, me ei soovi vastu võtta migrante Itaaliast või Hispaaniast või Kreekast, siis 79 migranti korda 20 000 eurot võrdub 1 580 000 eurot. Ehk siis iga aasta peaks Eesti riik maksma üle 1,5 miljoni euro Eesti maksumaksja raha, mida tõenäoliselt võetakse suurperede arvelt, võetakse automaksu näol, võetakse suurema käibemaksu näol selleks, et maksta Euroopa Liidule. Seetõttu, et praegune valitsus koos absoluutselt jobuliku siseministriga ei olnud piisavalt julge, et öelda ei, et me ei ole nõus migrantide ümberjagamisega, me ei ole nõus loovutama oma suveräänsust immigratsioonipoliitikas ja seetõttu pannakse loomulikult löögi alla kas Eesti turvalisus
Eesti migratsioonipoliitika või Eesti maksumaksja, kes peab selle kinni maksma lõppkokkuvõttes. Aga täna hommikul see debatt toimus, loomulikult sotsialistid ja vasakpoolsed rõõmustavad, hüppavad kas või taevani, et näete, me liigume edasi föderaliseeruva immigratsioonipoliitikaga, vaat see on tulevik, kuhu me peame suunduma. Kolmandaks, täna hommikul oli ka Vikerraadio debatt, mis oli eetris kella 2-3 reporteritund, kus debateerisid lisaks minule ka Marina Kaljurand ja Andrus Ansip. Saatejuht oli Arp Müller, kes on siin kohal Strasbourgis, seega siin samas Strasbourgis parlamendihoones oli meil debatisalvestus, kus oli eelkõige 2 suurt teemat, oli tehisintellekt ja seesama immigratsioonikakti kokkulepe. Kuna immigratsiooni kokkuleppest ma juba rääkisin, loodetavasti võimalikult kiiresti ja põhjalikult, siis ma kiiresti mainin ära ka tehisintellekti raporti, mis oli ka täna hääletusel suures saalis ja mille üle me debateerisime siis reporteritunni saates. Nimelt enamus meist teavad, et maailmas on väga jõudsalt arenenud siis nii-öelda tehisintellekt ehk siis artificial intelligence ehk siis tehnoloogia, mis suudab asendada inimest väga paljudes küsimustes. Näiteks on olemas juba rakendused ja äpid internetis, kus sa võid selle tehisintellektiga näiteks valmistada kõnesid valmis, töödelda pilte, luua uusi pilte, luua uusi teoseid, aga samal ajal ka rakendada seda intellekti näiteks inimeste jälgimiseks, valvamiseks, kontrollimiseks. Ja ka see täna debatt raadios eelkõige tugines siis selle raporti ühele küsimusele, mis oli täna hääletusel siin saalis ja kus ma hääletasin vastu muideks, äkki vast ainsa eestlasena. Küsimusel oli, et kas liikmesriigid ja valitsused võiksid kasutada tehisintellekti näotuvastuseks reaalajas massiliselt avalikes kohtades. Ja oli natukene üllatav, et ma olin väga samal seisukohal Marina Kaljuranna ehk sotsialistiga ja väga teisel seisukohal Andrus Ansipiga, kus Andrus Ansip oli väga selle poolt, et uusi tehnoloogiaid tulebki kasutada, see on uus võimalus progressiks, et seda saab kasutada kadunud laste leidmiseks, kuritegevuse ennetamiseks, terroristide takistamiseks. Aga mina olin Marina Kaljurannaga täiesti ühel meelel selles küsimuses, et iga hea asi alguses viib lõpuks välja düstoopiasse ja totaalkontrollini. Ehk et selle raporti kohaselt, mida me siin täna hääletasime ja mille üle me debateerisime, selle raporti kohaselt võiks kasutada näiteks näotuvastustehnoloogiat avalikes kohtades massiliselt selleks, et just nimelt leida kadunud lapsi. Just nimelt selline oli täpselt sõnastus selles raportis muudatusettepanekuna. Kuid probleem on selles, et me kõik tahame, et näiteks röövitud või ära varastatud lapsed saaksid tagasi oma koju vanemate juurde, oma perekonna juurde. Kui see on väga emotsionaalne argument selleks, et tekitada totaalne jälgimisühiskond, kuna kas kellegi vanaema näiteks on inimlikult vähem väärtuslik kui kellegi laps. Kas keegi muu kadunud isik on vähem väärtuslik kellegi laps. Ehk et selleks, et teha midagi head, me peame olema valmis andma ära oma privaatsust, oma eraelu õigusi ja andma ära kontrolli valitsustele ja julgeolekuorganisatsioonidele kontrollida meie igapäevast tegevust ja liikuvust. Ma arvan, et kui me hakkame kaaluma neid hüvesid, ehk siis, et mis on väärtuslikum lõppkokkuvõttes, siis ma pigem kaldun arvama, et õigus privaatsusele ja oma eraelule on suurema väärtusega kui teatud väikene risk kuritegevusele, mida me üritame ennetada. Ehk et me oleme liikumas uude ajastusse, uute tehnoloogiatega, kus valitsustel tekib enneolematu võimalus jälgida oma inimesi, kontrollida nende tegevusi ja ma väga kardan, et enamus valitsusi ja enamus poliitilisi jõudusid ei kasuta seda võimalust heas usus, heatahtlikult lõpuni, vaid nad kuritarvitavad seda võimalust, kus vähegi vajalik ja kus vähegi võimalik. Seega me oleme ääretult ettevaatlikud küsimuses, mis puudutab jälgimisühiskonda ja tehisintellekti lubamist näiteks näotuvastuseks avalikes kohtades. Sest et
Üldiselt enamus inimesed arvavad, et mida minul karta, sest et ma olen ju aus inimene, ma ei ole kurjategija, ma pole terrorist, ma pole lapseröövija. Aga küsimus on väga printsipiaalne ja põhimõtteline. Sina arvad, et sa oled hea ja korralik kodanik, kel pole midagi karta, aga sa ei saa olla kindel, et ka sinu valitsus või julgeolekuasutused või luuresüsteemid ei arva, et sina mõtled valesti. Ja kui sa mõtled valesti või hääletad valimistele valesti või käitud valesti nende arvates, siis võid olla sina järgmine ohver. Ehk siis siin tuleb olla ääretult ettevaatlik ja konservatiivne, et tagada kõikide meie inimeste põhiõigused ja vabadus teha, mida nad tahavad, kus nad tahavad ja millal tahavad. Ja lõpetuseks, kui me räägime hääletustest, siis loomulikult olid hääletusel ka näiteks Poola küsimused taas. Nimelt Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon on taas ründamas Poolat, kuna Poola siis lõi komisjoni selleks, et tuvastada ja leida üles võimalikud Venemaa agendid, kes on üritanud mõjutada Poola poliitikat. Ja nüüd Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament enamuses näeb, et Poola üritab sellega vaigistada ja survestada opositsiooni Poolas, mis on loomulikult täiesti absurdne, kuna Vene mõju on olnud ääretult suur Ida-Euroopas, ka Poolas ja rääkimata Kesk-Euroopast, kas või Saksamaast, kus endised Saksamaa kantslerid on täiesti teadlikult ja tahtlikult andnud näiteks energiapoliitikas totaalse mõju Venemaale läbi gaasiekspordi, kus Gerhard Schröder, sotsialist, istub täna Venemaa nõukogudes väga korraliku palga peal. Angela Merkel, kes andis käppa Vladimir Putinile selleks, et ehitada üles Nord Stream 2. Seega Vene mõju on olnud palju laiem Euroopas kui ainult Poolas, aga vähemalt Poola üritab seda välja juurida ja avastada ja leida need inimesed üles, kes on otseselt seotud Venemaa mõju kasvatamisega nende riigis. Aga nüüd loomulikult Euroopa Komisjonile ja parlamendile ei sobi, et üks liikmesriik sisepoliitiliselt otsustab ise, milliseid komisjone luua ja kuidas tagada oma sisejulgeolek ja turvalisus. Ja see muidugi on jällegi alus, kuidas peksta ja anda malakat poolakatele. Lõpetuseks, järgmine nädal kahjuks video kokkuvõtted arvatavasti ei tule, kuna 19. juunil ehk esmaspäeval kell 4 pean ma olema oma lõpuaktusel Tallinnas. Nimelt ma sain ühele poole lõpuks oma Tartu Ülikooli õpingutega õigusteaduskonnas. Nii et tervitused Jürgen Ligile ja kõikidele liberaalidele, kes alati vingusid ja hädasid enne valimisi, et mul ei ole diplomit taskus. Ma jätkuvalt arvan, et isegi keskharidusega ma olin tunduvalt adekvaatsem ja ratsionaalsem kui enamus parlamendis istujaid või valitsuses koogutajaid, kel on küll olemas näiteks diplom taskus, kas või magistrikraadiga juuraharidus nagu Kaja Kallas, siis ma pigem kipun arvama, et ma olen ka keskharidusega olnud nendest tunduvalt üle. Aga ma lahendasin selle probleemi ära. Nüüd see paber on olemas Tartu Ülikoolilt õigusteaduskonnas ja lõpuaktus on just nimelt esmaspäeval kell 16.00 Tallinnas Vabamus ehk siis endises okupatsioonimuuseumis. Ja seejärel ma otse aktuselt pean kiiresti ruttama lennujaama, kuna 6:30 õhtul väljub lend mul juba Lõuna-Ameerikasse, kuna ma olen minemas Euroopa Parlamendi väliskomisjoniga missioonile Tšiili ja Brasiiliasse 2 päevaks selleks, et jõuda siis 20. juuni ehk teisipäeva hommikul Santiagosse Tšiili, et kohtuda Tšiili presidendiga, kes on väga vasakpoolne ja sama päeva õhtul, teisipäeva õhtupoolikul juba lennata Brasiiliasse, kus me kohtume siis Brasiilia parlamendi liikmetega, ministritega, presidendiga, et rääkida siis Euroopa Liidu ja Brasiilia koostööst ja Lõuna-Ameerika arengust. Ja Brasiilias ma olen 2 päeva. Ja seejärel ma lendan juba tagasi Eestisse, et jõuda tagasi Tallinnasse 23. juunil ehk võidupühal õhtupoolikul, et olla jaanipäevad loomulikult kodus. Aga seetõttu tõenäoliselt nädala kokkuvõtet järgmine nädal ei tule, kuna see on lihtsalt liiga kiire nädal ja kus ma seal ikka kokkuvõtet Brasiilias teen. Aga sellest kõigest, mis Brasiilias ja Tšiilis toimub või mida saab näha, ma teen kahtlemata kokkuvõtte üle järgmisel nädalal ehk juuni viimasel nädalal Brüsselis, kus me saame siis teha ülevaate ja kokkuvõtte seal toimunust. Seniks aga ma soovin kõigile ilusat saabuvat suve, ilmad on kenad, vesi läheb soojaks, minge ujuma, armastage üksteist ja loodetavasti, nagu ikka tuleb lõpetada alati iga video kokkuvõtte,
tänane valitsus kukub kiiresti ja konservatiivid tulevad võimule, et teha Eesti elu paremaks ja ka elu paremaks Euroopas. Olge tublid ja terved ja taas kohtumiseni umbes 2 nädala pärast Brüsselis.